tere, meie oleme Nämm-Nämm noored, mina olen Silver. Mina olen Jüri. Täna teeme lasanjet kodust. Kodust lasanjet? Kodust läbi käinud. Jah, siis mõttes, et ta tuli sealt poolt ja siis ta läks linna. Nii, aga põhimõtteliselt meil on vaja sellest vorme. Meil on 2 vormi. Tavaliselt tehakse ühega. Mis sibulat. Tavaliselt tehakse ühe vormiga, aga meil on 2 väikest vormi. Sinna loome kiiti, loome lasanjeplaadid, mis on ka ühtlasi üks kallimaid komponente selle roa juures. Mida asendada ka spagetidega. Kokku läks asi maksma meil 12 eurot. 6 inimest tuleb. No 2 euri. 2 euri per kärs. Ei ole hullu, saame hakkama. Räägime natukene siis nendest asjadest siin. Sibulat juba Silver mainis. See on meil alati sahtlis olemas. Tomat. Sink. Või õigemini peekon. Ära siin hakka siin peekon solvama. Ja. Juust läheb kõige peale. Vahel lähevad veel toitaineks, lähevad pelmeenid. Ja tomatid. 6. 5. Ütleme, et hapukoores me teeme kasme, vaadake head, see on auto sees keskel. Sest et... Jah, siin on ju sees. Jätta ja teeme kasme hapukoorest, laimist, sibula paneme teisele kihile, see puutu kokku sellega. Ja siis õlle. See läheb siis sinna vahele. Ja väga oluline on see, et vispel oleks laua peal. Põhimõtteliselt võid vispliga kõrva taha panna, aga nagu ütlen ausalt, sul peavad suured kõrvad olema. Jah, aga ta võiks laua peal olla, teeb hea õnne. Hea õnne toob vispel. Aga nüüd hakkame me toimetama. Mina hakkan sibulat ja muid komponente hakkima. Ja mina võtan pelmeenid, selleks, et nad seal vormis oleksid siis ideaalselt valmis ja väga mitte taignased. Siis ma lähen panen panni peale, lihtsalt annan kuuma ja praen nad läbi. Pann on siin. Aitäh sulle, Jüri. Hakkame tegutsema. Kuna minu isal, vanal Silveril, oli puujalg, siis ta pidi õlitama seda toiduõliga. Sellepärast panen ma ka täna rohkem õli, panen siia pannile ja selle, nagu ma olen juba varem näidanud teile, pelmeenid käivad siis panni peale ja et nad seal vormis ei oleksid siuksed toored ja siuksed rõvedad, siis me praeme need ennem läbi. See sibulakil on nii ilus. Nii ilusad sibulad on mul siin õude. Nii jah. Nii, pelmeenid küpsevad. Nad on siuksed pool valmis juba ja nüüd tuleb lisada siis maitseained. Et mina hetkel teen võrdlemisi piprased. Mul on seda piripiripipart taaskord. Võtan seda, ühest kaunast piisab. No tegelikult ma võtan 2. Olen rebel täna. Nii, lasanja vahele läheb kaste kindlasti, mis teeb kõik plaadid ja asjad teeb pehmeks. Selleks me kasutame hapukoort, mille ma nüüd lõikangi lahti ja asetan selle siia poti sisse. Nii, ja siin mingi hetk juba läks hapukoorega pakk, läks natukene katki. Sellest ka mu selline siis hapukooresus vahepeal. Ma leidsin ühe laimi, mis jäi mojitode tegemisest järgi üks päev. Ja ma otsustan selle lõigata pooleks ja panna selle samamoodi selle kastme sisse, et anda siukest hapusust. Laimi maht teeb alati kõik asjad paremaks. Nii, ja nüüd lihtsalt palame nüüd niimoodi. Pigistame nüüd see sisse. Ei hakka koori ja ei hakka asju panema. Nii. Kõik asjad maitsestavad alati muidugi enne maitse järgi. Minul on hetkel siin haplia maitsenet, mida ma kasutan. Päris kohtrad panen, ütlen ausalt. Ei hakka siin tagasi hoidma, tead küll. Tilli, tilli olen ostnud selleks puhuks, et kui värsket tilli ei ole. Till, nagu sa juba aru saad, vist meeldib mulle päris palju. Nii, ja siis, et kogu see komponent või kogu see kompott läheks siis, ütleme, siukseks vedelamaks natukene, et ta imbuks rohkem, siis kasutame sellist toiduainet, nagu selleks on õlu. Pane siia sellist, ütleme, tead, pane terve klaasid ees ära. Nii, kaste on valmis ja nüüd liigume siis vormide juurde, kuhu me paneme kiiti lasanjeplaadid, kastmed, vahetäidised ja siis seejärel ahju. Alustame siis lasanjeplaatidega.
ja laome ühtlaselt, laome siia põhja need plaadid siis. Põhimõtteliselt see ongi see põhitoitaine, mis see tuleb. Isegi, kuna meil on päris palju neid plaate, siis lao maksu. Nii, võtan nüüd käega ilusasti ja aseta need lihtsalt siia täiesti nüüd juhuslikult põhimõtteliselt. Niimoodi. Ja ühtlaselt nende lasanja plaatide peale siis ära jaotada pelmeenid, et tuleks tummine põhi. Nii. Paneme tomatit näiteks natukene siia vahel. Nii. Kuna meil tuleb ainult 2 kiiri, nagu otsustasime, paneme ka sibula, paneme siia pelmeenide peale. Nii. See hästi. Ära uju ära. Hakkame peekonit kohe panema. Ühesõnaga, Jüri on hakib peekoni valmis ja nüüd laome ühtlaselt selle peekoni siia nende lasanjeplaatide peale. Nii. Ja nüüd läheb peale juust, mis teeb siis igast toidust toidu. Nüüd on kõik on valmis. Ainult asi, mis veel teha on selleks, et juust liiga kiiresti ära ei kõrbeks, on see, et tõmbame hõbepaberiga vormid üle ja paneme ahju. Võtad hõbepaberi rulli, kui sul on kodus, kui ei ole, nii hullu ei ole. Selles mõttes, et see on lihtsalt siuke lisategevus, mis on nagu hea teha. Selles mõttes, et see juust ei kõrbe nii kiiresti ära. Saad reaalselt 40 minti, kuna sa pead 40 minti seda ahjus hoidma. Saad seda ilusti hoida nagu 40 minti ahjus. Ja ei teki mingit probleemi. Aga kui sul ei ole seda, siis oleks nagu hea plaan oleks see, et sa paned lihtsalt selle juustu päris peale, paned hiljem natukene. Aga kuna mul on seda paberit, ma olen enne ka süüa teinud, olen varunud seda ja nüüd lähen viin need ahju. Aga nüüd võtame selle siit ahjust välja, käe peal on kõigil suvalised kaltsud. Närtsud. Ja proovime. Oi! Kas ta tuleb siit välja? Jüri, sina võta väiksem, mina võtan suurema. Tundub nii. Ja nüüd sööma! Nii! No nii! Söök on valmis, ideaalne, nagu näete, krõbe, maitsev, mahane. Lõikame lahti, serveerime sõpradele, kes on kohale tulnud. Ja ega muud ei olegi. Hakkame järama kõhud täis. Oi, kui hea see on. Paber on kõvist põhjast. On jah, paberiga on kõige parem. Ahah. Aga vaata, kui nelja nüüd on. Njom. Juurde. Ja järjekordselt on Nämm-Nämm noored saanud hakkama uskumatu teoga. Üks suur pada on ära söödud. Sõprade abiga ütleme ausalt, ega üksinda ei söönud. Sellest sai kõhu see väga täis. Tee ka sina järgi ja vaata ka meie teisi videosid. Omina.